Eesti kunstnik Nathalie May kujutab 20. sajandi 3. kümnendil loodud teostes ka jalgpallureid, mis polnud haruldane üksnes Eestis, vaid ka rahvusvahelisel kunstiväljal. Paljude pallurite prototüübiks on tolle aja kuulsamaid pallirüütleid Arnold Pihlak, kellest May kirjutas palju oma erakirjades kolleeg Kaarin Lutsule. Näiteks, sa kirjutasid mulle nii palju Pihlunnist, see on Arnold Pihlaku hüüdnimi, et jätan kõik ristsõna mõistatused, raadiod, lapsed, mustikasupid maha ja ruttan nõelumata sukkadega Tallinna jalgpalliklubi väljale. Teisal viitab May peagi algavale Pariisi olümpiamängude jalgpalliturniirile, kus osales ka Eesti koondis koos Pihlakuga, kel seisis ees kohtumine USA-ga. May kirjutab sõbrannale oma tervisest, lisades, et kui sina tuled, saan silmapilkselt nii terveks ja tugevaks, kas või kohe võin sõita jalgpallimeestega Pariisi Ameerikat võitma. Toonane kunstikriitika märkis muuseas sedagi, et May teostes peegeldub kunsti suhtumine sporti, et kujutatud tüübid on küll kehaliselt jõulised, kuid ilmutavad sealjuures äärmist tömpust ja nüridust, mis peegeldub nende nägudes. Selles hinnangus on põhjust kahelda. Aluse selleks annab Nathalie May kunstniku käekiri, milles valitseb iroonia ja pehme sarkasm. Sel viisil kujutab May ümbritsevat elu ja iseennastki. Ühele kirjale kleebib May iseenda ja Pihlaku ajalehest välja lõigatud foto ning kirjutab saateks nii. Tahtsin Pihlunni paluda ööseks oma poole, et ei oleks nii õudne üksi olla, aga pikema mõtlemise järele tulin otsusele, et siis pean ka kollkipperi, väravavahi, mõne tipneri kah paluma, see aga läheks kulukaks. Sealjuures on May oma kirjas lisanud joonealuse ja vallatu selgituse toonase kuulsuse Evald Tipneri kutsumise kohta. Pihlak on meie paremaid forvarde, ei jäta kunagi väravaid neitsilikuks. See väljend, väravad jäid neitsilikeks ehk siis puutumata või väravad ei jäänud neitsilikeks, ei olnud meie enda välja mõeldud, vaid oli toonases spordiajakirjanduses laiemalt käibel. Ühes kirjas väljendab meiega vaimustuse asemel läbi iroonia ka pettumust. Pihlunn hakkas, ei tea miks, pahasti mängima. Sellel suvel ei saanud kordki hääd kriitikat. Ei tea, kas maksab enam tast huvitatud olla, kuigi tal on rikkalik muskulatuur.